14-aastast tüdrukut süüdistatakse mõeldamatus teos. Hei, mis ta nimi on? Carly Gray? Carly Gray? Kas tal on ikka veel relv, Honor? Ma võtsin selle talt ära. Ta jooksis minema. Sherry kontor. Hei, mis ei? Tule siia välja. Hei, tule siia. Hei, kus su naine on, sõber? Kus su naine on? Ta on surnud selle toa põrandal. Kui teismelisest kahtlusalune tabatakse, ei näita kohus talle mingit halastust. Nii et vandepohus kas mõistab su õigeks või seisad silmitsi 2 eluaegse vanglakaristusega või võib see kohus määrata sulle kuni 93 aastat vangistust. Kas sa saad sellest aru? Jah, teie otsus. See on sinu valik ja ainult sinu valik, kas minna kohtuprotsessile. Jah, teie otsus. Kuidas saab andekast õpilasest jõhkra mõrva uurimise keskpunkt? Sellise, mida keegi ei osanud ette näha. Kumma kätte nägite, et meil on? Kumbas käest te nägite, et ta mängis? Mina olen Elizabeth Milner ja tere tulemast Female Criminalsi sellesse episoodi. Brandon, Mississippi. Seal kohtume Carly Madison Greggiga. Vaid 14-aastaselt on Carly noorim naiskurjategija, keda me seni oleme tutvustanud. Carly Gregg sündis 23. aprillil 2009 vanematele Ashley ja Kevin Greggile. Väliselt tavalise äärelinna elu taga on Carly juba pidanud kogema sügavat kaotust. 2012 aastal saab Carlyst suureks õeks. Carly väikeõde Natalie diagnoositakse väidetavalt haruldase geneetilise haigusega vahetult pärast sündi. Ta lahkub traagiliselt meie seast 2013 aasta septembris, olles vaid 18 kuu vanune. Nende perekond laguneb veelgi rohkem. Carly ema Ashley ja isa Kevin lahutavad. Väidetavad Kevini narkosõltuvuse ja vaimse tervise probleemide tõttu. Ka Carly ise võitleb väidetavalt oma vaimse tervisega. Väga noores eas diagnoositakse tal bipolaarne häire, kuid seda on võimalik kontrolli all hoida teraapia ja mitme ravimiga. Kui Carly vanemaks saab, paistab ta koolist silma nii palju, et väidetavalt jätab ta isegi 3. klassi vahele. Kuid Carly kodune elu muutub hiljem. 2020 aastal abiellub tema ema Ashley uuesti mehega nimega Heath Smiley. Ashley võtab tema perekonnanime ja saab Ashley Smileyks. Carly jätab endale oma bioloogilise isa perekonnanime, kuid tema ja kasuisa Heath saavad lähedaseks. Temast saab Carly elus isa figuur. Kui Carly jõuab teismeikka, jätkavad tema ema ja kasuisa tema vaimse tervise toetamist kuni 19. märtsini 2024. Selleks ajaks on Carly Gregg 9. klassis. Ta teeb Rankin High Schoolis Flowoodis, Mississippis. Samas koolis, kus tema ema on matemaatikaõpetaja. 2024. aasta 19. märtsi hommikul lähevad Carly ja Ashley koos kooli. Nende tavapärane rutiin on koos kooli sõita ja sealt tagasi tulla. Sel päeval sattus 14-aastane Carly koolis sõbraga tülli saladuse pärast, mida ta ei tahtnud avalikuks teha. Seda ei tea isegi tema vanemad. Carly on salaja kanepit suitsetanud. Aga Carly sõbrad hakkavad märkama, et võib-olla toimub midagi tõsisemat. Mures tema pärast saadab Carly sõber tema emale Ashley'le anonüümse e-kirja. Me ei saa kunagi täielikult teada, mida tol päeval koolist koju sõites räägiti, kuid see turvakaamera salvestis viitab pingele. Kui nad majja sisenevad, jäädustab turvakaamera, kuidas Ashley suundub otse Carly magamistuppa, mis asub köögi paremal pool. See paistab Carly närviliseks muutvat. Teda nähakse köögis edasi-tagasi kõndimas, kuid siis hoolitseb ta perekoerte eest. Seejärel laseb teismeline 2 pere kuldset retriiverit õue. Ta seisab koos nendega umbes minuti õues, enne kui tagasi tuppa tuleb. Kodune turvakaamera salvestis näitab, kuidas Carly kõnnib vasakule oma vanemate magamistoa poole. Mis iganes ta magamistoost kaasa haaras, ta peidab seda oma selja taga. Ka see, mis järgmisena juhtub, jääb koduse turvakaamera lindile ja see on šokeeriv. Videos on perekoerad paanikas. Ainult üks inimene lahkub toast. Carly Gregg. Pärast seda hetke ei ilmu Ashley enam kunagi turvakaamera salvestisel. Aga Carly ei helista numbrile 911. Selle asemel saadab ta sõbrale sõnumi, et juhtus hädaolukord. Ja ta võtab isegi hetke, et paar takti laulda. Sõber jõuaks Smiley'de koju. Varsti pärast seda saabub Carly kasuisa Heath. Mõne minuti pärast on kõne numbrile 911 juba käimas. Mis on teie mõrvapaiva asukoht, härra? Ma keerasin seda liiga kõvasti, et poole peale peatuda. Ma ei tea, mis juhtus. Mu naine on surnud. Või keegi üritas mind tulistada.
Su tütar üritas sind tulistada. jah, ta tulistab küljest. Kui vana ta on? 14. 14. Mees, jää minuga liinile. Ta une lihtsalt maa. Mis su nimi on? Tema nimi on Heath Smiley. Hei, mis tema nimi on? Carly Gregg. Carly Gregg. Kas tal on ikka veel relv, Honor? Ma võtsin selle talt ära, ta jooksis minema. Rankini maakonna šerifi asetäitjad ja esmareageerijad tormavad Smiley'de koju. Heath Smiley'l võtab veidi aega ukse avamine, kuid kui ta seda teeb, on ta hüsteeriline. Šerifi büroo. Šerifi büroo. Mis tal viga on? Tule välja. Hei, tule siia. Hei, kus su naine on, sõber? Kus su naine on? Ta on surnud selle toa põrandal. Esimene reageerinud šerifi abi liigub läbi maja. Carlit ja tema sõpra pole kusagil näha. Küll aga leiab ta Ashley Smiley surnukeha. Šerifi büroo. Sorry. Mul on Michaeli siia vaja. Ka Smiley on saanud kuuli. Tal on kuul haavulas, kuid ta on rohkem mures oma naise Ashley pärast ja tahab leida oma kasutütre Carly. Hei, mida su poeg kannab? Hei, Keith, kas sa saab mulle öelda, mida su poeg kannab? Hei, mul on vaja, et sa minuga räägiksid. Mida su poeg kannab? Ta oli teksades ja hallikas T-särgis. Tal on lühikesed, pruunikad juuksed. Nii et teksad, hall T-särk, lühikesed pruunid juuksed. Ta jooksis tagada, ma proovisin teda leida. Ta hüppas ja raputas midagi ringi. Ta tulistas mind. Ta hüppas. Tere, härra! Kas tal on ikka veel relv? See on köögi tasapinnal, aitäh. Viimane voor, lähme edasi. Ma avasin silindri. Ma läksin tagauksest sisse, ta üritas mind tulistada. Kuule, mul on kindaid vaja. Ma tean, mis juhtus. Kuule, ta ütleb, et ta jooksis Magnolia Place'i poole. Kas sind on tulistatud? Ta on kahvatu, aga näit on 102, see läks läbi tema särgi. Ta tabas mind täpselt siia. Magnolia Place. See andis sellele teatud nägemused. Ta läks üle ääre tabasi minu voodipeatsi poole, sest ta võis siitpoolt ringi voonata. Minu pilk tagasi tiigi poole, just sinna. Oota, lihtsalt ütle, vaata. Temaga on kõik korras. Ta lamab põrandal rätikuga. Otsingud Carly järele intensiivistuvad. Šerifi asetäitjad on mures, et tal võib endiselt relv olla. Kuulge, oldi kõik ettevaatlikud. Majas on mitu tulejoont. Aga see, mida ta ütleb, et kasutati lebab laual, kuid see ei tähenda, et ta poleks kuskil mujal. Me ei tea, kas ta on läinud. Mis on su naise number? Nimi? Ashley Smiley. Hästi. Sa helistasid talle? Sa helistasid talle? Teema naine. Ma helistasin ta numbrile 2 korda. Nii et nüüd seisan seal ja otsin teda. Kuule, kui vana on Ashley? Kui vana on su naine? 40. 40, hei. Ma mõtlen. Mul on infot, aga see on õlast läbiv haav. Nüüd on ta nagu Kalju, see on tema. Maire? Ta on närvis. Ashley Smiley, ta on 40-aastane ja see, keda me otsime, on Carly Madison Craig. Ta on 14-aastane. Kas on selle? Nad on temaga probleeme kogenud, nime pärast. Session Stefeli. Ogu.
aga kindlasti, kui me vajame temalt veel midagi, temaga on kindlasti midagi valesti. Ma ütlesin, et me ilmselt saadame kellegi temaga sinna üles. Heath viiakse haiglasse ja eeldatavasti jääb ta oma vigastusest ellu. Kui kohale jõuab rohkem uurijaid, keskendutakse 2 asjale. Ashley mõrvapaika läbi uurida ja leida mis tahes vihje, mis võiks neid Carly juurde viia. Ma ei saanud temalt eriti midagi teada, sest ta nii teab küll. Ainus, mida ta mulle ütles, oli see, et ta võttis... Mis? Ta suudab Jacki liigutada. Jaa, ta muudkui kordas mulle, et ta jooksis tagauksest välja, aga tagauks on riivis. Ta sai vere kätte, noh. Mis on kõige lihtsam viis seda teha? Võib-olla ta pani ukse kinni, kui asjad kuumaks läksid, et siin tagasi ei laseks. Kuule, kas ta ütles, et naise nimi oli Ashley? Ashley, jah, tema mees. Hey Green. Ashley Smiley. Ashley Smiley. Kas ma olen lihtsalt siin tagumises magamistoas. Vaatan selle aja nime, jah. Kuule, Tyler, relv, mida kasutati, on seal köögis leti peal. Ei. Ei. Kuule, siin vedeleb hunnik relva, kohvreid ja muud kraami. See kapp on relvi täis topitud. Nii et me teame, et tal võib neile ikka veel ligipääs olla. Mina ja Dustin kontrollisime maja üle. Pean silmas iga kappi ja voodialust. Sina, Jeep ja mina peitsime kõik need neetud kohad läbi. Sarra isa ütles, et ta jooksis tagauksest välja. Aga isa võib-olla teab, iial ei tea. Vaata! Majasse räägin ma perekonnaga väga viisakalt. Ma tahan vaadata voodite alla, ma tahan vaadata kappidesse, riiete taha. Teeme kindlaks, et teda pole selles majas, enne kui me siin liiga palju aega raiskame. Sa ei ole alaealine. Hüppas. Mina ja Dustin käisime läbi ja kontrollisime maja üle. Aga ma mõtlen... Kas sa vaatasid voodite alla? Me ei läinud nii kaugele. Me vaatasime Carlisle'is. Vähem kui 5 minutit hiljem tuleb raadiosse teade. Nad on Carly kinni pidanud. Me viime läbi 2 testi, üksus kinni peetud tüdrukute jaoks. Uurimine palub, et ta siia sündmuskohale tuuakse. Carly leitakse endiselt jalgsi liikumas, peaaegu poole miili kaugusel oma kodust. Lili, hea. Ma sain helikopteri, ma sain tema käerauda. Ma mõtlen, kas ma jään korraks selle 7 tunnise juurde. Seda ma kavatsengi teha. Ma liigun sinu ette. Ma liigutan käerauad sinu ette. Okei, õige. Hästi, nii et mina siin teeme on see, et me võtame su kätte proovida, okei? Jah, see oli haige. Haige. No, ma küsisin su tulga küsimusi, aga ilmselgelt tulistasid sa püstolist, eks? Olgu. Vaata! Ma vajan, et sa hoiast oma kätt niimoodi üleval. Ma võtan eemalt su parema käe, eks? Ma pean selle valguse alla laskma. Siin on Barbara Pierce. Mis see on? Nii et GFL on tüdruku lõpp. Kumma käega sa tulistasid? Oma käega sa tulistasid. Ma pean selle kätte saama. Ma ei tea, mis juhtus. Mis juhtus? Keera käsi ümber. Hõõru käe väliskülge sõrmenukkide ümbert. Kuhu sa tahad? Kuidas... Tahad lapsi saada? Ma arvan, et sa võid selle minu autosse panna, aga mu võti ja puldi võti on pinda laekas. Hästi, see on keeras ümber. Õige. Ma ei tea, kallis. Ma ei saa sind ümber veenda. Kas sinuga on kõik korras? Edasi ja see. Teismeline sõber, kes oli majas ja hiljem sealt põgenes, ei ole kunagi kuriteos kahtlustatav. Carly Greggile esitatakse süüdistus mõrvas ja mõrvakatses. Ta viiakse Reagani maakonna alaealiste kinnipidamiskeskusesse. Kuid teda hoitakse seal vaid lühikest aega. Ta viiakse maakonna täiskasvanute kinnipidamisasutusse, kus talle esitatakse süüdistus täiskasvanuna 1. astme mõrvas, mõrvakatses ning tõenditega manipuleerimises. Tema vanuse tõttu hoitakse teismelist kohtuprotsessini üksikvangistuses. Teda hoitakse kinni $1 miljoni suuruse kautsjoni alusel. Carly juhtum jõuab pealkirjadesse üle kogu maailma. Paljude inimeste peas keerles vaid üks küsimus. Miks? 2024 aasta, 16. aprillil.
Nädalad pärast Carly arreteerimist kutsutakse Reagani maakonna uurija Zachary Cotton tunnistusi andma Carly eelkuulamisel. Uurijad vaatavad üle koduvalvekaamerate salvestised ja ilmnevad uued üksikasjad. Abi läheb edasi kööki ja paneb käed seljada. Et olla siin. See vastikese pannakse letile ja siis paneb ta hästi lõppu sellele, et sellele sõnumit saata. Eri sa pluskusite, et see oli Heath lähtudes sõnumitest, mis ta sai. Kui Carly saadis Heathile sõnumeid Ashley telefonilt, teeseldes, et on tema, kas ta meelitas oma kasuisa koju? See sisuliselt küsib, kui kaua läheb aega, kuni ta tõendid saab. Kui Heath helistab, on sisekaamera selleks ajaks, kui Heath koju jõuab juba maha võetud. Hea tähelepanek. Kes oleks selle tagasi võtnud? Carly. Heath tuleb sisse, sa kuuled soola, püssi laskusid ja siis näed, kuidas Carly jookseb minema. Üks tema sõpradest. Kuidas Green siin üles sattus? Tema isa viistas sinna autoga. Miks ta seda teeb? Kaami kalustada tunne. Me teame, milleks see on. Ta näitas oma surnud ema sõbrale. Ta tuli siia, et näha, kas ma... Uurija Cotton. Sisekaamera oli selleks ajaks, kui Heath majja tagasi jõudis, juba eemaldatud. Sa rääkisid neist kaameratest üle kogu ülikooli linnaku. Üks oli garaažis, mis oli ühendatud garaaži ukse avajaga, selle seadmega, mis lülitus tuled välja ja muu sellise. Ning teine leiti hiljem elukoha küünkapist. Kas näis, et ta oli neist kaameratest teadlik? Jah, härra, sest ta oli käed povaks süledega peedus ja nii sealt tuli relva varjata. Sellel 2024. Aasta aprilli istungil väidavad Carly advokaadid, et tema $1 miljoni suurune kautsjon peaks olema vähendatud, sest ta on teismeline. Kohtunik otsustas jätta tema kautsjoni muutmata, öeldes, et teismeline kujutab endast erilist ohtu teistele. Ta jääb veel mõneks kuuks Reagan County täiskasvanute kinnipidamiskeskusesse trellide taha. 27. augusti 2024 aasta istungil teatab kaitsekohtunikule, et nad soovivad selle juhtumi anda vandekohtu otsustada. Nii et vandekohus kas mõistab teid õigeks või seisate silmitsi 2 eluaegse vanglaparistusega või võiks see kohus määrata teile kuni 93 aastat vangistust. Kas te saate sellest aru? Jah, teie au. See on teie valik ja ainult teie valik, kas minna kohtuprotsessile. Jah, teie au. Carly ei loobunud kunagi oma õigusest kiirele kohtuprotsessile ja kuna teda hoitakse üksikvangistuses, survestasid advokaadid juhtumid võimalikult kiiresti edasi viima. Carly Greggi mõrvaprotsess jõuab Reagan County vandekohtuni 2024. Aasta septembris, 6 kuud pärast Ashley Smiley mõrva ja Heath Smiley mõrvakatset. Süüdistuse teooria kohaselt tappis Carly Gregg oma ema, et varjata oma saladust, ning meelitas siis oma kasuisa koju kavatsusega ka tema tappa. Daamid ja härrad, te kuulete selle juhtumi jooksul järgmiste päevade jooksul tunnistusi. Te kuulete, et Carlil oli mingi salajane elu. Te kuulete, et Carlil oli salajane poissõber. Te kuulete, et Carlil oli salajane iPod, et tal olid salajased sotsiaalmeediakontod, mida ta kasutas selle iPodi kaudu inimestega suhtlemiseks, kui tema vanemad olid tema telefoni ära võtnud. Te kuulete, et ta lõikas salaja oma reitnoaga. Te kuulete, et tal olid salaja salatelefonid, telefonid, millest tema ema ja kasuisa ei teadnud ja mida ta kasutas. Te kuulete, et tal olid salajased Konepi e-sigaretid ja et ta suitsetas neid salaja ning ei enne kooli minekut mõnikord nendest pilve. Daamid ja härrad, aga sellepärast me siin ei ole. Me oleme siin sellepärast, mida ta tegi 19. märtsil 2024. Te kuulete, et kui nad majja sisse lähevad, on seal ainult nende 2 koera, Ashley Smiley ja Carly Gregg. Kohe läheb Carly ja laseb koerad välja. Te kuulete tunnistust, et Ashley läheb seejärel Carly tuppa. Te kuulete, et kui Ashley on Carly toas, on Carly endiselt väljas. Mingil hetkel leiab Ashley 4 karpi, mida õiguskaitseorganid pidasid veipliiatsite karpideks. Tunnistused näitavad, et me usume, et ta viis need Carly toast oma magamistuppa ja läks siis tagasi Carly tuppa otsima. Tõendid näitavad, et peaaegu kohe pärast seda, kui Carl tuli majja sisse, et ta kõnnib otse oma vanemate magamistuppa. Läheb otse ema voodi poolele ja võtab madratsi alt välja 357 Magnumi.
me usume, et tunnistused näitavad, et siis peitis ta selle 357 Magnumi selja taha, kui ta läbi köögi kõndis. Ta pistab pea nurga tagant välja. Me usume, et tunnistused näitavad, et ta piilub köögi nurga tagant, et veenduda, et ema pole magamistoast välja tulnud. Me usume, et tõendid näitavad, et ta kõndis seejärel see 357 Magnum selja taga oma magamistuppa ja tulistas 3 lasku oma ema pihta, tappes ta. Me usume, et tunnistused puudutavad just seda hetke, kui ta oli oma ema maha lasknud ja tapnud. Seejärel peidab ta selle relva kaamera eest ära, läheb tagasi kööki, istub taburetile relv selja taga, võtab ema mobiiltelefoni, sisestab ema parooli telefoni. Me usume, et tunnistused näitavad, et siis ta saatis oma kasuisale sõnumi ja küsis umbes nii: millal sa koju tuled, kallis? Tunnistused näitavad, et siis ta ootas, kuni ta vastab. Ma jään natuke kauemaks. Ta saadab talle pöial püsti emotikoni. Kaitse ei eita kunagi, et Carly on selle kuriteo toimepanija. Selle asemel panevad nad aluse süüdimatuse kaitsele. See ei ole juhtum, kus tuleks välja selgitada, kes selle tegi. Me teame, kes tegutses 19. märtsil, põhjustades Ashley Smiley surma ja Heath Smiley vigastused. Kuid siin on küsimus selles, miks see juhtus? Miks see juhtus? Miks see erakordne laps, kellel polnud vägivalda minevikus, keda armastasid tema sõbrad, õpetajad ja vanemad, kellel oli hea kodune elu, kes armastas oma ema? Miks ta tulistas oma ema? Miks ta tulistas oma kasuisa poole? Ossari tahaks, et te usuksite, et nendele küsimustele vastused ei ole olulised, aga meie teame paremini. Nendele küsimustele vastused ongi põhjus, miks me täna siin oleme, ja see ongi teie ülesanne. Me usume, et tõendid näitavad, et 19. märtsil oli 3 ohvrit. Ashley Smiley, Heath Smiley and Carly Smiley. J. Carly Gregg. Et nad kõik 3 olid ohvrid. Kuigi 19. märtsi sündmused olid traagilised. 19. märtsi sündmused ei olnud tahtlikud. Tõendid ja ütlused näitavad, et Carly Gregg armastas oma ema. Et Carly Greggil ja tema emal oli armastav ja lähedane suhe. Carly Greggi ima armastas teda. Tegelikult keerles tema elu Carly ümber, nagu vanemate elud sageli oma laste ümber keerlevad. Carly soovis väga oma ema rõõmustada. Carly oli erakordne õpilane. Ta sai 13-aastaselt ACT testil 30 punkti. Ta oli oma ema ja kasuisa Silmatera. Kaitse muudab kohtuprotsessi ajal Carly vanuse eiramise raskeks. Tema riietus rõhutab koolitüdrukulikku kuvandit, kuid ükskõik millist kuvandit kaitsega ei püüaks luua, tõendid seavad selle kahtluse alla. See on Rankini maakonna hädaabiteenistuse dispetšer Kevin Collins. Ta on süüdistuse tunnistaja. Ta annab tunnistusi, et oli liinil Carly kasuisa Heathiga pärast seda, kui teda tulistati. Kaitselaua juures ei suuda Carly oma emotsioone kontrollida, kui žüriile mängitakse ette 911 hädaabikõne sai kaela pihta. Nii et kutsu Greg, sina ole kärmine. Jah. Härra. Mis ta nimi on? Carly Gregg. Kas tal oli ikka veel püstol põlvedel? Ma võtsin selle temalt ära, ta jooksis minema. Te võtsite selle temalt ära, ta jooksis minema. Jah, härra. Teie naise nimi? Ashley Smiley. Ashley Smiley. Kohtuprotsessi teisel päeval kuuleb žürii 16-aastase tüdruku ütlusi, keda tuntakse ainult initsiaalide BVV järgi. Kohtuniku korraldusel ei salvestata BW ütlusi ei heli ega videona tema vanuse tõttu. Kuid tänu meie käsutuses olevatele kohtuprotsessi protokollidele teame täpselt, mida ta jagas. Teismelisest tunnistaja, kes selleks ajaks oli 11. klassis, väitis väidetavalt, et ta tundis Carly juba 9. klassist alates. Ta tunnistas, et Carly kutsus ta 19. märtsil enda juurde, sest vajas abi. Ta ütles, et Carly kõlas telefonis närvilise, salatseva ja hirmununa, kuid ei öelnud põhjust.
kui BW jõudis tol päeval veidi enne kella 5 Smiley koju, küsis Carly temalt, kas ta on kunagi surnukeha näinud. BW ütles, et vastas eitavalt. Siis näitas Carly BWle oma ema Ashley Smiley surnukeha. Tunnistaja tunnistas väidetavalt, et Carly tunnistas üles, et tulistas oma ema 3 korda ja tal oli, tsitaat, veel 3 padrunit tootel oma kasuisa Heathi jaoks. Heath jõudis varsti pärast seda koju. Väidetavalt küsis Carly BWlt, kas ta tahab õue minna, kuni tema kasuisaga tegeleb. Kui BW oli õues, tunnistas ta, et kuulis 3 lasku. Seejärel kohtus ta uuesti Carlyga, kes ütles jookse, enne kui üle aia hüppas. Pärast BW tunnistust kutsub riik järgmise võtmetunnistaja Heath Smiley. Kui väga armastas Ashley Carlyt? Nad armastasid teineteist väga palju. Kõik, mida ta tegi, keerles Carly ümber. Räägi meile oma ja Carly suhtest enne 19. märtsi 2024. Meil oli alati hea läbisaamine. Me käisime välja, mängisime ja lõbutsesime. Mängisime videomänge ja viisin ta karate-trenni, kuni ta sellest natuke tüdines. Ja ta hakkas iganädalaselt kitarritrennis käima, nii et viisin teda sinna iga nädal. Nii et väljaspoolt vaadates tundub, et Carly elab tavalist teismelise elu. Ta ütleb, et oli mõned korrad, kui Carly sattus koolis pahandustesse. Ühe konkreetse juhtumi ajal meenutas ta, et Carly tõi kooli noa. Mis oli selle tulemus, et ta tõi kooli noa? Neil on selle suhtes nulltolerantsi poliitika ja nad saatsid ta alternatiivkooli kuni, kui ma õigesti mäletan, jõuluvaheajani ning lasid tal siis tagasi tulla. Nii et ta pidi karistusena veetma aega alternatiivkoolis. Jah. Heathi ütluste fookus nihkub lõpuks 2024. aasta 19. märtsi hilisele pärastlõunale. Rääkige meile, mis see järgmine sõnum oli, mille te Ashley telefonist saite? Ta ütles... Sa oleksid talle peaaegu öelnud kallis. Kas see kõlab nagu midagi, mida Ashley tavaliselt sulle ütleks? Mitte tavaliselt, aga see poleks olnud ka täiesti ootamatu. Ma arvan, et oleks selle võib-olla veidi teistmoodi sõnastanud, aga ma ei tea. Mis kell see tekstisõnum sulle saadeti? Seal on kirjas kell 4:14. Kas sa mäletad, et ütlesid õiguskaitseorganitele, et arvasid, et selle sõnumi saatis sulle tegelikult Carly, mitte Ashley? Ma mõtlesin tol hetkel selle peale. Jah. Ja mida sa sellele sõnumile vastasid? Ütlesin, et ei, ma olen veel natuke aega siin, ma mõtlen tööl. Ja siis sa ei näe seda siin, aga ma arvan, et võib-olla Carly või kes iganes Ashley telefoni käes hoidis, saatis sulle pöidla püsti emotikoni. See kõlab õigesti. Jah, seda pole seal. Las ma küsin sinult, mis pani sind nii arvama? Et selle sõlumi saatis Carly, mitte Ashley. Ma ei tea lihtsalt midagi selle sõnastuses võib-olla. Ma pole kindel. Heath tunnistab, et kui ta koju jõudis, oli tal relv näo ees. Rääkige daamidele ja härradele täpselt, mida te mäletate 19. märtsil 2024 koju jõudes. Kõik tundus üsna normaalne ja ma astusin sisse ning kui ma köögiukse avasin, relv läks mu näo ees lahti, enne kui uks oli, ma ei tea, 3 või 4 tolli lahti. Ja kõik läks sealt edasi üsna kiiresti, kõik oli hägune. Mida sa mäletad, et nägid, Heath? Lihtsalt relva sähatus mu näos ja siis käis veel 2 lasku, aga pärast esimest lasku oli mu käsi relval. Ja ma väänasin selle tema käest ära. Kes suunas selle relva sinu peale? See oli Carly. Kes vajutas päästikule, kui sa ukse avasid? Esimese lasu tegi Carly, seda ma tean. Pärast seda oli ka minu käsi relval ja ma tean, et mul oli kriimustus pöidlal ja kõik. Väga võimalik, et ma tabasin seda. Ma tean, et 3. kord oli minu oma. Kas sa mäletad, et ütlesid kellelegi, et olid nii šokis, et sa ei proovinudki Carly vastu tulistada ega midagi sellist? Ei, mulle oli kohe väga selge, et Carlyga oli midagi väga-väga valesti. See, kuidas ta karjus, kuidas ta välja nägi. Ta liikus nii kiiresti. Heath Smiley ristküsitleb tema kasutütre advokaat.
kaitse, kes väidab, et Carly oli tulistamise ajal õiguslikult süüdimatu, keskendub oma küsimustele Carly vaimsele tervisele ja tema bioloogilisele isale Kevin Greggile. Mida kui üldse oli Carly sulle rääkinud oma bioloogilisest isast Kevin Greggist, kes tarvitas narkootikume? Kõike, mis mulle pähe tuleb, tundub, et ta on kas proovinud või tarvitab regulaarselt. Ja mida Carly sulle rääkis sellest, et tema bioloogiline isa tarvitas tema juuresolekul narkootikume? Ta tarvitas pidevalt tema ees narkootikume, puhus suitsu talle näkku. Selgus, et ta pani Carly istuma ja sundis teda 12-aastaselt terve õlle ära jooma. Kas sa ütleksid, et Carly kartis oma isa? Jah. Talle ei meeldinud sinna üles minna ja pärast tagasitulekut polnud ta päev või 2 päris iseenda moodi. Kas sa ütleksid, et Carly ema kartis Carly isa? Jaa. Iga kord, kui nad temast rääkisid, oli see nagu hirv autotulede valguses. Nad jäid kangeks ja olid vahel lausa raputatud, kui temast rääkisid. Kas sul on aimu, miks Carly tahaks sind tulistada? Ei. Me kõik kuulsime, kuidas Carly karjus, kui sa 19. märtsil garaažist kööki astusid. Kuidas Carly sulle tundus, kui sa sisse astusid? Nagu ma ütlesin, ta lihtsalt, minu esmane mulje oli, et ta oli hirmunud, täiesti paanikas. Ma arvan siiani, et ta ei tundnudki mind ära. Midagi oli seal valesti. Ma ei tea, mis see oli, aga midagi oli valesti. Ja kui sa majja sisenesid, kas Carly ütles sulle midagi? Ei, ainult tema karjumine. Kui kaitse jõuab oma juhtumi esitamiseni, toetuvad nad kohtupsühhiaater Dr. Andrew Clarki tunnistusele. Teie hinnangu põhjal, kas oli periood, mil Carly vaimse tervise probleemid hakkasid olulisemaks muutuma? Jaa. Kas te saaksite sellest rääkida? Nii et umbes 9-aastaselt või nii. Carly sõnul hakkas ta tundma end masendunult. Kuulmishallutsinatsioonid ehk hääled jätkusid. Samuti jätkusid kogemused, kus maailm tundus ebareaalne. Ja siis kuskil 9 ja 11 eluaasta vahel jätkus depressioon ning ta hakkas end lõikuma. Ja minu arusaamist mööda oli ta end lõikunud umbes 2 aastat. Nii et umbes 12. eluaastast alates tegi ta üsna regulaarselt pingmisi lõikeid oma reitele, et aidata toime tulla ärevuse ja pingega. Dr. Clark lööb ette rea päevikukirjeid, mille Carly kirjutas nädal enne kuritegu. Nii et 12. märtsil, teisipäeval, kirjutab ta. Ma arvan, et mul oli varem psühhootiline episood. Kogu see katsumus oli üsna tobe. Ma rääkisin tegelikult ühega häältest oma peas. Ma ei kuulnud neid enne tänast, aga ainult siis ma kuulen neid. Minu konkreetne sõber ja mina karjusime praktiliselt verejanuliselt ja ahnelt. Tänu Jumalale Task, füüsiline vastasseis polnud ja ma arvan, et see on viljakalt võimalik. Ma kõlan hulluna. Kuni 12. märtsini, ütles Carly, et tema meeleolu oli tasane, et ta oli nagu zombi, et oli endiselt üsna depressioonis. Ta lõikas endiselt end. Ta teatas ka, et hääled muutusid hullemaks. Need muutusid pakilisemaks, esiletükkivamaks ja ta hakkas muretsema, et need võtavad tema üle võimu. Ta ütles mulle, et ainsad asjad, mida hääled talle ütlesid, olid asjad, mis olid. Natuke elitistlikud. Näiteks, sa oled parem kui need inimesed. See oli ainus asi, mida ta mulle ütles, et nad ütlesid. Nii et tema tuju on halb. Hääled lähevad hullemaks. Tema uni on endiselt halb ja ta suitsetab marihuaanat 2 või 3 korda nädalas. Ta teatas ka, et tal oli sellel ajal üsna palju ärevust. Mida Carly teile üldse rääkis selle kohta, mis juhtus pühapäeval enne 19. märtsi juhtumit, mis oli teisipäev? Nii et
Carly ütles mulle, et talle määrati Lexapro 12 märtsil ja ta leidis, et peaaegu kohe, väga kiiresti muutusid tema meeleolu kõikumised hullemaks. Et tal olid sellel nädalal enne 19. märtsi sügavamad mõõnad ja kõrgemad tipud. Ta ütles mulle, et hääled muutusid hullemaks, need muutusid tungivamaks, pealetükkivamaks ja tema jaoks suuremaks probleemiks. Ja siis ta ütles mulle, et tol pühapäeval, 17. märtsil, oli ta hommikul suitsetanud marihuaanat. Tema ema ja kasuisa olid poodi läinud. Ta oli üksi kodus, suitsetas natuke marihuaanat ja tal oli umbes 20-minutiline kogemus, kus tema mõtted kihutasid ja olid segased. Ta oli tõesti hirmul ja ta kukkus põrandale, sest ta polnud kindel, kas suudab oma keha kontrollida. Ta ütles, et see oli tema jaoks väga hirmutav kogemus, erinevalt mõnest varasemast kogemusest. Ja umbes 20 minuti möödudes oli ta enam-vähem jälle tema ise. Carly Gregg otsustab enda kaitseks mitte tunnistusi anda. Pärast 5-päevast ütluste andmist esitasid mõlemad pooled žüriile oma lõppsõnad. Daamid ja härrad, pole kahtustki, et Carly Madison Gregg on see, kes tappis oma ema Ashley Smiley. Pole kahtlust, et ta üritas tappa B. Smileyt, kui ta sihtis relvaga otse tema pea poole, tulistas ja tabas teda õlga. Ja pole kahtlust, et just tema peitis kaamera, seega manipuleeris tõenditega külmikus. Ja me palume teil minna tagasi ning tunnistada ta süüdi kõigis 3 punktis, sest ta ei olnud selle juhtumi toimumise ajal süüdimatu. Ta taadis täpselt, mida ta teeb ja ta teadis, mis on õige ja mis vale. Ma palun teil nende põhjuste tõttu tunnistada Carly Gregg süütuks süüdimatuse tõttu ja see torm lõpuks vaigistada Carly ja tema pere jaoks. Keegi ei mõista seda juhtumit ja keegi pole seda kohtuasja nii põhjalikult ära kuulanud nagu teie. Teise inimese üle otsuse langetamine on raske koorem kanda. Ja mul on kahju, et see langeb teie õlgadele. Aga palun mõelge, mis on kaalul selle lapse ja selle pere jaoks selles juhtumis. Enne kui te kiirustate otsustama ja langetate oma otsuse, vaadake neid dokumente, mõelge tunnistustele. Otsige oma südames seda, mida te teate selle lapse kohta, tuginedes pildile, mille temast on maalinud kõik need inimesed, kes teda kõige paremini tundsid. Ja tuie öelge mulle, mis oli kavatsus? Žürii saadeti arutama. Vähem kui 2 tunni pärast tulid nad tagasi otsusega. Brayli Gregg, palun tõuske püsti ja tulge koos oma advokaatidega kõnepuitti. Otsused näivad olevat korrektses vormis. Žürii otsus punktis 1. Meie, žürii, leiame, et süüdistatav Carly Madison Gregg on süüdi esimese astme mõrvas, nagu süüdistusaktis esitatud. Punktis 2. Meie, žürii, leiame, et süüdistatav Carly Madison Gregg on süüdi mõrvakatse toimepanemises, nagu süüdistusaktis esitatud. Punktis 3. Meie, žürii, leiame, et süüdistatav Carly Madison Gregg on süüdi tõenditega manipuleerimises, nagu süüdistusaktis esitatud. Palun istuge, Brayli Gregg. Daamid ja härrad, kohtu tavaks on žüriilt küsitlus läbi viia. Ma pean seda iga kord tegema. Ma ei ole ebaviisakas ja iga punkti puhul ei ole see ebaviisakus. Kiireim viis selle läbiviimiseks on lihtsalt teie poole näidata ja teie vastate valjult. Esimese süüdistuspunkti osas leiame meie, žürii, et süüdistatav Carly Madison Gregg on süüdi esimese astme mõrvas, nagu süüdistusaktis esitatud. Alustades esimesest reast, proua, kas see on teie otsus? Vabandust, kas see on teie otsus? Proua, kas see on teie otsus? Vabandust, kas see on teie otsus? Proua, kas see on teie otsus? Te peate vastama valjult, proua. Vabandust. Tagumises paremas reas, härra, kas see on teie otsus? Proua, kas see on teie otsus? Proua, kas see on teie otsus? Vabandust, kas see on teie otsus? Proua, kas see on teie otsus? Proua, kas see on teie otsus? Proua, kas see on teie otsus? See otsus on korrektne ja ühehäälne. Teise süüdistuspunkti osas meie, vandekohus, leiame, et süüdistatav Carly Madison Gregg on süüdi mõrvakatses, nagu süüdistusaktis esitatud. Alustades esimesest reast, proua, kas see on teie otsus? Carly Gregg on kõigis süüdistustes süüdi mõistetud. 15-aastane tüdruk seisab nüüd silmitsi eluaegse vangistusega. Vähem kui 2 tundi pärast otsust seisab Carly silmitsi karistuse määramisega. Ohvrite mõjuavaldusi ei olnud ja Carly otsustas mitte sõna võtta. Teie karistused on järgmised. Esimese süüdistuse osas ei määranud vandekohus eluaegset vangistust. Kohus mõistab teile eluaegse vangistuse. Teise süüdistuse osas mõistetakse teile eluaegne vangistus. 3. süüdistuse osas mõistetakse teile 10 aastat vangistust. Pärast Carly süüdimõistmist ja karistuse määramist esitasid Carly kaitseadvokaadid apellatsiooni uueks kohtuprotsessiks, viidates uutele tõenditele, mis tulid päevavalgele pärast kohtuprotsessi.
avalduses viidatakse kohaliku televisiooni uudiste intervjuule, mille Carly bioloogiline isa andis pärast kohtuprotsessi. Kaitse väidab, et kui see tõend oleks kohtuprotsessil esitatud, oleks see võinud viia teistsuguse tulemuseni. Kohaliku jaama VLBT telesaates antud intervjuus ütles Kevin Gregg väidetavalt, et tema tütar kannatas lapsena kuulmishallutsinatsioonide all. Avalduses kirjutas kaitse osaliselt järgmist, tsiteerin. See uus teave toetab Dr. Clarki diagnoosi määratlemata skisofreenia häire kohta ning tõenäoliselt viib uuel kohtuprotsessil teistsuguse tulemuseni. Seetõttu on Carlil õigus uuele kohtuprotsessile. Oma avalduses tõi kaitse välja ka mure, kas Carly oli piisavalt küps, et mõista talle esitatud süüdistusi, teha otsuseid kokkuleppepakkumiste kohta ja osaleda oma kaitses. Kaitse avalduses tõi Bridget Todd välja fakti, et Mississippis peab vandekohtunik olema vähemalt 21-aastane, mis tähendab, et Carly oli palju noorem kui need vandekohtunikud, kes tema saatuse üle otsustasid. 2024, aasta 21. Oktoobril lükkas Reagani maakonna ringkonnakohtu kohtunik Dewey Arthur tagasi taotluse uueks kohtuprotsessiks. Carly Greggi advokaadid esitasid seejärel uue apellatsiooni Mississippi ülemkohtule. Pärast selle avalduse esitamist on Carly vahetanud oma õigusnõustajat. Nüüd esindab teda advokaat James Murphy. 2026 aasta aprillis nõustus Mississippi kõrgeim kohus arutama Carly apellatsiooni. Selle salvestuse seisuga on Mississippi ülemkohus kavandanud suuliste argumentide ärakuulamise 27. maiks 2026. Carly Gregg kannab endiselt oma karistust Kesk-Mississippi parandusasutuses noorte õigusrikkujate osakonnas. Aitäh, et kuulasite seda episoodi. Mina olen Elisabeth Milner ja kohtume siin taas järgmisel nädalal uue naiskurjategijaga.